võtta endale nüüd. Oota, on ka sulemaks. Vaata. Esisjärgi. No ma ei tea, mul juba... Selle näiteks tugevate grupi lipu sa võid omale autoga kuskil Hiiumaale või Saaremaale, rattad on siin auto peal kaasas. Siis nagu okei, auto juhtub autosse jääma, et see ei rea, et see on odavamalt saada. Lipu omada pole ka nüüd kõva asi või? Valmis või? Vastasmeeskonnale tervist! Tervist! Aga võib startida. Sõitsite lapsele kas te põhjustasite õnnetuse? Paneme edasi siit. Ma just nägin teda. Nägid auku väljast või? Jah. Ta susises päris korralikult. Okei. No siis peab lihtsasti üles teha. We don't have our repair beers with us. Oops. Yeah. Where are you going? Hoiab käi korra. Saad ära ja lähme minutit päev. Total tuulik või?
Oi, ootas kõrvalt siin nii armsad, arvikud palju. Head reisijad, 5 minuti pärast jõuame kuivastusse. Esimene rida peab ütlema nime. Kustkaudu, miks sa üldse matkale tulid? Tee paarilisele mingi kompliment. Kui isiklikult ei tunne, siis on raske küsimus. Vähem või rohkem? Ei, sobib väga hästi. Sobib keegi veel osta? Said just pruudiga tuttavaks ja ostsid midagi meelehead. No täpselt, pudel on täitsa siin. Bombay, siis Sapphire. Ja kuidas mekib? Hästi mekib. Sul on sukest nägu ka praegu. Mida pulmadaks? 19. august. Pane! Küta! Ilus kollektsioon. Väike võiks rohkem olla, jah. No see ratas sai vahetatud. Siin osad on juba ära võrranud. Käib näiteks ära. Joon on siin, sõidame, aga meie oskame sisulisematele küsimustele vastata. Kellel on GPS peal, võib hakata ees sõitma ja katsume liikuda Kuressaare Korratjõuare. Kihti hingel juba. Sa tegid tugevatega, jah. Tere! Väga tore on teid siin näha. Et alustasime selle matka ettevalmistamist eelmise aasta oktoobris, kui käisime, sõitsime siin Saaremaal 2 päeva ringi kõik võimalikud ööbimiskohad läbi ja nüüd on siis see, kus oleme jõudnud selleni, kus see matk on päriselt alanud. Ja nemad on ka siis nagu inimesed, kes aasta 2001 kõige esimese tipikate rattamatka korraldasid. Hea meel on teid siis Kuressaares näha. Tegelikult kõige parem koht kõrghariduse ja teadus- ja arendustegevuse arendamiseks on kogu aeg olnud Saaremaal. Te arvate, et ma tegin nalja enne? Aga vaat sellised me siin olemegi. See kuvand Saaremaast, et noh, niisud, kadakad, tuulikud, õlled, kapad, asjad, see on üldine ja seda kultiveeriti väga jõudsalt. Tegelikult Saaremaa on hoopis teistsugune saar. Saaremaa on tegelikult tööstussaar. Näiteks sama laevaehitus, see bassein, mida me all näeme, see ehitati selleks, et testida skaalal 1-10, keegi tark tütarlaps juba teadis seda. Et arvutuslikul on väga suur tähtsus, aga päris tõde selgub siis, kui sa paned laeva vette lainetusse, selleks, et teadmussiiret teha ja klient tuua, sul on vaja, see unustati ära, et sul on vaja ka 5 ruutmeetrit pinda. Sul on vaja ka ühte kohta, kus sa tõmbad projektid lauale laiali ja räägid, mida sa tahad teha. Jah, siin on meil katsebassein, 60 meetrit pikk, 5 meetrit lai, 3 meetrit sügav. Testime siin mudeleid. Kõige täpsem viis, kuidas saada eelaimdus näiteks, millised mootorid peale panna, kuidas see kere hakkab käituma nii lainetes, tasases vees. Te teate, mismoodi praegu jäämurdmine toimub üldjuhul? Mis see laev peab tegema? Sõidab peale? Peale massiga võetud.
Aga kuidas te puupulka puruks teete? Põlvega. No ikka põlvega, kena lihtne on. Miks laevaga ei või nii teha? Nende mõte on laevale lisavarustus teha. See osa läheb jää alla, see osa läheb jää peale ja murrab jää puruks. See asi, valge nagu ta on, suudab üle võtta workboatsi töölaeva ja sõita sellega ise. Oli või? Õnneks me oleme kõik kerged. Raut on 5. Võib veel tulla. Endiselt 5, eks ju? Ikka 5. Ära naerata, Erman. Vaata, mis mul on. Pooloorõngastest läheb auto kliimaseadmete toruühenduste vahele selleks staatiliseks tihendiks, kõrgepingetrahvodele sellisteks tihenditeks, samamoodi on automootorites. Membraani poole peal on sellised suured 300-400 millimeetrise diameetriga membraanid, mis siis on kangaga tugevdatud ja need on kasutusel reoveepumbad ja 2 nagu membraaniga pneumopumbad. Kust teil see põhiline tooraine tuleb? Kõik tuleb Saksamaalt. Suures pildis on 2 olulist komponenti, on tööjõukulu ja materjali enda kulu. See võluvits täna maailmaturul võitlemiseks konkurentidega ongi materjaliarendust. Meie kvaliteeditase on täiesti nagu maailmatasemel. Ma usun, et mingi aja möödudes on ka see tootearendus siin. Aga hakkab minema siis. 1996. aastal alustati tootmist, aga tootmine oli Nasval ja peale seda tulime Nasvalt, tuldi siia territooriumile ostma ühte kiivitustrahvot. Ja noh, nii nagu 90-ndate lõpul ikka, et ega siin väga muud tegevust enam koloosi ajast järgi ei olnud jäänud ja siis selle kiivitustrahvo kaasavarana tuli siis see territoorium ka. Aga territooriumil enne seda oli tegelikult rebasefarm. Siit sõitsid ka autoga üle või? Ei, vahe oli natukene vale.
Saaremaa ralli ajal töötab ralli heaks circa selline 500 inimest. Aastaringselt on palgal ei ole ühtegi inimest. See korraldus peatiim on kuskil 10 inimest, aga ralli ajal on kuskil 500, ütleme. Turvamehi üksinda on meil eelmine aasta oli 256. Aga teil on siis sponsorid, jah? Meil on sponsorid, on stardimaks, on piletitulu, on nennitulu, et aeg-ajalt on ikka see, et jälle jääb puudu. Eelmine aasta oli niimoodi, et ma detsembrikuus ütlesin nagu korraldustiimile, et jess, ma sain kõik ära makstud, mul oli 73 eurot arvele ja siis jaanuarikuus tuli 1300 eurone arve ja ikka miinuses. Kohalikud suhtuvad väga hästi, saadakse aru, et tegelikult ta toob ka majanduslikku kasu Saaremaale, siis Saaremaa ralli tõi tegelikult Saaremaa majandusse kuskil nädalaga selline 1,8 miljonit eurot. Saarlased on kindlasti rallirahvas, sellest ma üldse vaidle vastu. Saarlased on kõige suurem rallitajad Eestis? Ei, me oleme kõige korralikumad juhid, me sõidame ainult rallit. Hästi ilus märk on. Filmida seda isegi. Siin oleme Euroopa keskpunktis. Ühelgi ma ei ole seda lihtvõtit enamasti näinud. See oli see. Nüüd üks aja. Hea, et on olemas. Ei no, oota nüüd, Elman tuleb ka. Tule. Saad liigutada natukene. Jah, lähe nüüd. Tee paha sammu. Teeme. Ai, kui rõõmus sina oled. Apsti! Kas see sokki tegi? Я в Украине, где я живу, до моря, 500 километров. Я 2,5 дня уже подзабыл, и поэтому меня больше велосипед нравится, чем мото или... Käisid ujumas ka? Ei ole vett. Vett ei ole?
esmakordset tipikat rattamatuse ajaloos. Nii või? Jaa. Ei jaksa väga pikalt. Natuke sõidame veel. Seal on mänguplats pidi olema, seal on mänguplatsile mängima. Järve äärde ja siis ta oli juba seal. Ja siis ta seal uuris, et kuhu me sõidame. Ma just mõtlen, kas see karjapagarid, need komeedikommid, võib-olla see on täiesti ise tehtud. Nüüd Kaaru järve äärde hulluma. Milleks võiks proovida siit üle võtta? Kuidas ma sorteerin siin oma neid toiduvarusid? Так, это отдохнуть. Хорошо. Если мы еще едем в воскресенье тоже. И вот тут ночуем, потом едем сюда. Мне достают прийти палатку, помогать с этим организацией, что я где-то минут 10-15 смогу. Мне все, этого хватит. Ära muretse, ma juba filmin. Ma filmin, kuidas sa film. Kõik on dubleeritud, jah. Kuidas paki maksimaalselt tühjaks saada. Võib-olla liiga palju appu. Ma ei saa ju seda niimoodi jätta siia. Ja 2019 sügisel me alustasime oma katsetustega siis selle tehnoloogia peal ja 2020, 23 ja 24 märts me saime siis Toiduametilt loa alustada toidulisandite tootmisega. Ja sellest Lucernist siis saab selline tore toode. See on mõeldud siis eelkõige seedimisele, aga selles tootes on olemas kõik B-grupi vitamiinid. Püüame seda teha nii kui vanasti meie vanaemad ja vanaisad ravimtaimi korjasid. Peale seda, kui taim on põllult ära võetud, on päik meie kõige suurem vaenlane. Sest päike sööb ära kõik selle kasulikku, mis taimes on. Ja lõpuks saab siis sellest selline materjal, mis siis läheb ekstraktorisse. Kõik hakkab pihta sellest, kui teie seedimine on korrast ära, siis ka teie tervis läheb korrast ära. Peensooles käib peenhäälestus teie tervise jaoks. Vitamiinid ja mineraalid ka on väikeses koguses rauda. Lisaks sellele on Lucernis polüsahariidid. Polüsahariid on üks niisugune valge pulber tegelikult, kui ta ära kuivatada. Ja polüsahariide kasutatakse tablettide sidusainena. Ma sinimajandusest võib-olla ei oska nii palju rääkida, aga mul mõni väga hea sõber töötab sellises ettevõttes nagu Baltic Workboats. Võib-olla see laevaehitus on tõesti nagu kõige selline perspektiivikam, kõige suurema lisandväärtusega, kõige parema palgatasemega Saaremaa tööandja. Mere puhul on loomulikult meie jaoks näiteks on vetikas, mis pakub ju huvi ja mida on siin ohtralt, aga oleme seda ühes nagu vaadanud, see on väga hea jood. Igatepidi on see loodus siin rikkalik ja ta pakub meile huvitavaid tooraineid, mida me saame siis ära kasutada oma toodetes. Aga ajapikku, kui see kliimasoojenemine ikkagi nagu toimub, siis turisti koha pealt või turismi koha pealt see piirkond tegelikult ka on täitsa nagu tõusvas trendis.
kindlasti üks väga suur võimalus ettevõtlusele ja tööstusele lähiaastatel on siis kas seotud selle sinimajandusega on meretuulepargid. Eestlane mõtleb ikka, et võiks ju olla, aga mitte minu tagahoovis on ju. Et isegi kui ta paistab sul 10 kilomeetri kauguselt sealt Sõrvesaare tipust on ju. Aga tegelikult sellest tuleb nagu võimalust näha, et kõik need töökohad, mis sellega kaasnevad, see hooldusteema, meretuuleparkide ehitus, see on ju tegelikult kõik kõrge lisandväärtusega töökohad, et kui meil midagi on, siis on tuul on ju. Tuult on siin kogu aeg, et kui me seda nagu ära ei kasuta, et siis on küll veidi kehvasti. Ma arvan, et see tagahoovis mind ei häiriks, kui see tuulevesk seal oleks, sellepärast, et kohalik inimene peab kasu sellest saama. Et see on see esimene tingimus ja siis ta mõtleb hoopis teistmoodi. See koht, kuhu tahetakse ehitada, seal on ju meie kalade koemusalani, et arvatakse, et siis Saarne jääb kaladest ka veel ilma. Et mis võiks olla Saaremaa see lugu tulevikus või kuhu poole võiks Saaremaa bränd liikuda teie arvates? See kaugtöö nii-öelda bränd või kui teha nagu seda lugu veel, et sa saad nagu arvutiga Saaremaal igas külas nagu toimetada, et see on ka tegelikult asi, mis ju tegelikult müüks nagu väga hästi, et Mõisad põlevad, saksad surevad, mets ja maa saavad neitele ja ükskord rahvatab mind, mis koonen salaja. Romaanid. Kuule, tost põleb ju ka, tost põleb. Tost põleb. Meie põleme, meie sureme, siis ei jää enam ühtegi orja, ühtegi orja, ühtegi orja, ühtegi meremeest, ühtegi orja, ühtegi orja, ühtegi ning hämaras loome mullumega paneb, on simule hõiskavaid ööbikuid täis. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, portvein ja kohvikus joon, sillerdav klaas on ees. Lahkuma pulgusnud sinna, kus tee varjutab puudulood, jääb riiam varm. Yeah! Mingil kellaajal oli hästi ühe, jah.
Sõrvest siit mere äärt mööda tulla, Sõrve kihelkonna Lümanda Mustjala, siis nende mehed kandsid siukseid kampsuneid. Vanasti ei õmmeldud esi- ja tagatükki kokku, vaid need kooti kokku. Üldiselt oli see, et millega igapäevaselt käidi neid kooti nagu nendest lõngadest, mida kodus rohkem oli, kas pruun või hall on. Pool lakapüksid ja siis käib see lakk, käib siia peale. Siis ei pidanud alati see päris maha võtma, kui midagi oli vaja asjatada. Käis siin ümber selline punutud võrkvöö, niimoodi. Kas see lühike kuub oli siis suvine, pikk oli rohkem talvisem või oli see sündmustega seotud? See pikk on nagu pidulikum. Kui täiskomplekti riietega sa ikkagi lähed mingisugusele siuksele pidulikule üritusele. Ja kui suvel abielluti, siis need kindad pandi siia vöö vahele. Kindad pidid olema. Tipikate rattamatka poolt tahaksime ka tänada, et suur aitäh! Kohe kallis tahtmast. Tore oli. Ja siis see läheb siis abilisele. Aitäh. Aitäh. Jaa, ta siin juba natuke tudus enne veel. Saaremaa on ohtlik ainult. Meil on käe sinna. Jälgib, et nagu päris teine värv tuleb peale. Ajast ütled, et käisid mustikad soomas. Jah. Kuressaaresse takku. Kas sul on? Ja kuna see toru nüüd peal on ja ma ütleme enne suvist matka oli nii kogu aeg siin korralduses nii kiire, et see oleks viimane asi olnud, mida hakkan seda maha monteerima. Ja kuna ma matkale tulin hommikul, toru oli rattal peal ja samas teadsin, et nüüd praegu on ju 5 suurt lippu, aga need läksid kõik tugevatega neljapäeva hommikul ka minema, eks. Et suurt lippu ma ei saa nagu siis ja kuna see lihtsalt näeb nii lollakas välja, eks. See lõbki nii alne välja. Siis seetõttu see nii kujunes, et panin selle harja omale siis nagu siia. See on üsnagi vana mõis, kuulunud Tollide suguvõsale ja talukoht on kujunenud sellest, et siin minu abikaasa onu sõdis vabadussõjas ja temale anti siis mõisa keskusest koht, kuhu ehitada endale maja ja juurde ta ostis selle Pidula mõisa hobuse talli tõllakuuri. Mõisa peahoone on ainult osaliselt midagi renoveeritud, aga mõisa valitsejamaja, see on täielikult renoveeritud, kuigi ta praegu seisab nagu jõud ja seal on 6 külaliste tuba. Kunagi oli selles majas nõukogude ajal Vene piirivalve 1905. aastast, kui oli tsaariaeg, siis oli juba see mõis võetud ära tsaariarmee käsutusse. Varem oli siin aktiivsemat majutust ka, korraldati niisugust pühapäevasööke, et puhveelauast söö palju jaksad. Aga see ei toonud palju siin sisse ja ta on natuke imeliku koha peal selles mõttes, et ta ei ole päris nüüd mere ääres ja Kuressaarest ka natukene kaugel ja mis sa siin õhtul teed ja Saksa sõjaväes kunagi oli venelaste kätte sattus vangi, Siberis oli ema või see naine 2 pojaga, siis rändas Königsbergi ja Saksamaale siis hiljem. Üldiselt praegu majutuseks kasutatakse seda nii vähe, et ainult nende oma omanike, ütleme, sõbrad, tuttavad ja Aitäh, nii tore!
et keegi üle ei sõidaks. Ma arvan, et see võiks ka toimida täiesti. 4-5 äkki. Ja siis ei ole enam väga palju ka. Ja on harilaid võtmata. Päris lahe. Väike suplus allikates või? Jah, nooruse allikates. Tuled välja, oled imik. Vaata meilest pead õitsenud. Neid sa vaatama läksidki või? Ja nüüd puud jääb raksti. Palun, võta nüüd. Kuule. Ma võtan selle sama kaamera, mis mul on. Ma ilmselt viivad ühte, sest ei ole midagi taha, aga võib-olla kõik on ka. Üldjuhul arvatakse, et see ongi nagu suvine ala ja ainult siis, kui soe vesi on. Meie park tegelikult nii kaua, kuni vesi vedel on, saab sõita veiki. Kui vesi ära jätub, on lumelaud, tuubid. Meil on alati juures üks õpetaja, kes aitab kõik nagu hästi ohutuks, kõik vestid, kõik asjad räägitakse kaldal läbi. Ma olen ainus Eestis, kellel on rahvusvahelised kohtunikupaberid. Siin kunagi olid kalakasvatuse tiigid 60-ndatel rajatud. Need ei ole looduslikud, need 3 tiiki. Esimene tegelikult veelaud siis tehti 1990, sest selle lauaga oli mugavam manööverdada. 2000. aastal siis tegelikult tehti kaablid, esimesed kaablipargid ja sellest ajast hakkas see aina rohkem populaarsust kokkuma. Iga rada on omamoodi, tegelikult neid kaableid on 2 eri tüüpi, ühed on siis 2 punkti kaablid ja ühed on ringkaablid. 2 punkti kaabel on siis väga hea tegelikult algajatele, sest sa saad kaabli seisma panna, rääkida vahepeal, tuua kaabel tagasi tema juurde, aidata teda. Ringkaabel on jälle sõidutundide jaoks hea. Kuidas sõita oli? 3 korda meelest läinud juba. Ahoi! Tuleb veel keegi või? Päris ilus. Hiiumaal on Kõrgessaare ja seal on niisugune tehas nagu Viskoosa. Sinna vahele, et ma tead, eelmine aasta käisite rattamaa. Te käisitegi seal, jah? 200 meetrit lahti. Jaa, ma nägin. Lahti teha. Mis me teid sai? Seal oli kontsert plaanistamas teha. Selle võib olla. Sellega selfit polegi kunagi proovinud. Kas Taavi mingit töötundi läbi või? Ei, ta teeb jah, kohe jutud.
kuidas laipa panna, mis, ma ei kuulnud, kuidas magada või? Kuidas ise magad nendes bussipeatustes? See oleks siia kinni, lipu, ta ei ole sul näos, siis sääsed ei saa ligi. Sealpoolne klots on vastas. On need, eks ole? 2 kätt püsti. Need on, jah, just need, jah. Tõmbad kinni. Kividega jää räid, keera kinni. Ma loen, mis siin on. Ja siis lisaks kivististele on mul üks punane. Aga sellest ma räägin hiljem, miks nad siin on. Siluri ajastul asusid Eesti alad ekvaatori lähedases soojas meres. Geoloogid vaadates seda kivide seina siin oskavad siis nende kivide järgi nüüd rääkida, milline oligi see mereseis sellel hetkel, kui nad siin ladestusid. Meeter maad nüüd sellest merglikihist ülesse poole on valdavalt siis mereliilijate purunenud varrelülid. See ongi see sammalloom, kes seda rifivööndit siin moodustas. Et liigume edasi. Nagu Ninase ja Mustjala pangalgi on ka Suuriku pangal merealune järsak. Eelmise sajandi 51. aastal mootorpurjekas Liidio Koidula vedas siia Nõukogude sõjaväele raudteede ehitamiseks ehitusmaterjali. Ükskord ta jäi siin sügisel siis tormi kätte ja mõtles siia tagalahte tormivarju keerata. Juhtus niimoodi, et esimene laeva ots sõitis sellele madalikule, järsaku peal selle madalikule kinni ja tormi lainetus siis kõigutas seda laeva niimoodi edasi-tagasi, et ta läks pooleks. Ja see tagumine pool koos siis 10 meeskonna liikmega, kelle seas oli ka kapten, läks põhja. Ja selleks laadungiks oligi siis seesama punane telliskivi. Kui te vaatate siin ringi, leiate neid mere poolt ümmarguseks libitud punase telliskivi tükke ja see ongi sellest tragöödiast siin vaikne tunnistaja. Ja siis, kui nad siia suudmesse jõudsid, siis nad kõigepealt suunasid oma kahuritule siis siia Undva rannapatareile ja siis teine oli Ninase patarei. Undva patarei tulid ikka mõningate vastulasud ka, aga Ninaselt ei tulnud ühtegi. Vana kalendri järgi oli seal see sõjaväe osa pommeldanud ja pidanud Mihklipäeva ja ohtralt koduelud teonud. Tugevad võivad shortcuti teha, liiva pealt on otsem, aga siit on lihtsalt mingi maa on liiva. Kell on ju alles 6.15, meil on ju aega veel õhtuni. Aga teil on käidud? Mina olen siin käinud, ma võin seda öelda.
jõuluvanale see videosalvestus, et näe, vaata, kui katkised mu jalatsid on, tahan uusi. Ei pruugi. Osadel on taga istunud, osadel on. ja 2 ja 3 ja selle 3 ajaks tüdruk on minust täiesti paremal pool. See on juba liiga kaugel. See on hea. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Mees läheb eest. Mina veel ei jookse kuskile. Ja nüüd ma lähen 5 ja 6 ja 7. Sammud algus sama. Nüüd kui tüdruk läheb minust mööda, siis minu parem käsi liigub siit õlanukilt alla ja tüdruku käsi libiseb siis minu parema käe peale. 1 ja 2 ja käsi ja tüdruk teeb pöörde. Meil on hea meel, et teil on juba väga põnev. Ma loodan, et meie lisame teie õhtusse veelgi rohkem särtsu. Et teid tantsutab siis ansambel Tulv. Tulge julgelt tantsima.
Ma olen telgis. Matka lõpus Kuressaarde ei sõida. Pakivedu kui sellist ei ole, et need, kes on tellinud meie transpordi lõpus sealt Karalast Kuressaarde, võtavad oma pakid Karalas välja ja siis võtavad ise selle bussi peale, millega nad Kuressaarde viiakse. Ole hästi ilus lihtsalt. Indrek ise magab või? Saad sisse või? Ma ei tea, ma vaatan, kas saab. Kui see on lahti, siis saab ju, aga vist ei saa. Lukus on. Kaamera süüdistus ka, et Aivar, kuidas Mart meeldib? Sa juua neid? Olen siin koguduse õpetajaks ja ametis juba üle 30 aasta olnud. Esialgu olin isale abiks ja siis jätkasin tema tööd. On oma ansambel, naiskoor siin koguduse juures. On ristimisi ja leeritamisi ja laulutusi ja matuseid ja muusikat ja kalliid külalisi ja jalgrattureid ja siin kandi protsent oli 33%, mis nimetas luterlasteks. See oli kõige kõrgem Eesti protsent, mis oli siin Lääne-Saaremaal. Muidu Eesti keskmine oli umbes 10%. Eestimaal ongi vist umbes nii, et seal see vana Liivimaa, rohkem seal Lõuna-Eesti on kuked ja Põhja-Eesti on rohkem siis ristid. Aga siis on siia ka kukk pandud. Täpsem oleks see vastus, kus on piiblis lugu, kus Peetrus peab ennast väga kõvaks meheks, ütleb, et mina ei salga kindlasti. Ja pärast siis Peetrus nutab, et kukk laulab, et on tõesti 3 korda salanud, et nõnda on siis see kukk ka selliseks hoiatusmärguandeks. Need nagu ennast nagu üle ei hindaks. See oli kohalike meremeeste ettepanek, et kuldame ikka kukke ära, et paneme rahad kokku. Oligi siis oma inimeste annetuste järgi, et ongi meil ilus kullatud kukk seal üleval hiilgamas. Päris kullaga, lehtkullaga üle tehtud seal paar kihti peal. Meie kirik, meie kukk, olgu ta säramas siin. Praegu meil remontkiriku hoone juures ka, et tahame teha nüüd selle lõuna külje sealt ilusasti korda, valgendada ja ma sain lõpus loa, et panna ka vihmavee rennid räästasse. Sellega oli nii pikalt vaidlust muinsuskaitsega, et vanasti pole olnud ja välisilme muutub. Mõt see tuleb kohe niskus sisse ja uuesti hallitama, noh, me ju kõik tööle läheb niimoodi käest ära. Lõpuks sain selle loa kätte.
kanal tegi ahju, aga tuli veits väikse võitu, nii et eriti pikalt see ahi siin eriti pikalt ei kasutatud, oli majanduslikult ebaotstarbeka. Tehnoloogia oli siis nii, et oli küttekolle ja kivikolle, puud on sees, lükkad tule alla ja peale paned siis lubja kivi ja siis lubi muudkui tuleb ja ekspordid. Siin siis toodeti lubjapastat. See iga ahi pidi millegagi eristuma ja siis siin tuli erinevat värvipastat. Lupja kasutati mõisate krohvimisel, et mõis ilus valge välja näeks siis. Ja nagu me kolledžist teada saime, siis Saaremaa on ikkagi tööstussaar ja seda tõendab siis kõige suurem lubjaahi, mis siin üldse näha on. Omal ajal, kui seda luppe siin üldse tehti, siis see oli ikka tõsine innovatsiooni kolle tööstuspark. Karjääris me käisime Järvamaa matkal, mäletad? Proovikivi. Sa said ka sõitu? Jaa, see võib olla pidu. See on siia. Pane. Täiskasvanute funpark, tule keera ise tuulikut ja ojee! Kirvi! Pane! Ma panin raskust juurde praegu, läks just keerulise. Taavi paneks ühe jalaga ka ära. Aga see ei lähe sust raamasse kirja, tead sa? Hooga või? Piits on vaja veel. See mingid ketid lähevad läbi võsa. See küll läbi ei lähe, siia jääb. Niimoodi vanasti see jahu ei käi. Ma töötan praegu Saaremaa vallas arendusnõunikuna. Tippi või ütleme siis TalTechi kohalolu Saaremaal, see meile ülioluline. Te lähete, eks ju veel, järgmine peatus peale Orbu siirupitalu on teil Karala küla. Vanasti, kui siin oli Lümanda vald, siis see oligi Eesti kõige läänepoolsem vald. Siin meres on üks nootamaatoll, mis ongi Eesti ametlikult kõige läänepoolsem punkt. Me oleme täpselt oma maailma keskpunktis, et meil on siin täpselt kõik olemas, nii nagu vaja. Siin kulgeb elu ikka oma suud, nii nagu 100 aastat tagasi. Ja Leedriküla, kus me oleme, teile kindlasti on tuttavam filmist Siin me oleme. Nii et kes otsib endale head elukeskkonda, saab kaugtööd teha, siis te olete väga teretulnud. Tänaks teid ka pikkate rattamatkaklubi poolt. Ma kuulsin, et te sõidate ka rattaga ja siis väike termos ka tänu täheks. Suur tänu!
aga minu töövahendid on siis käärid ja kindad ja nendega ma korjan siis neid kadakaoksi, ehk siis meie kadakasiirup valmib kadakaoksa tõmmisest. Teises etapis on suhkur, mille me lisame kadaka tõmmisele. Esimeses etapis valmib tõmmis 4 ööpäeva, seal on 2 katelt, esimene katel ongi tõmmise katel ja mis näeb välja, kui ta on valmis, selline mõnus nagu konjak või brändi hea läikega ja ilusa värviga, aga kibe ja mõru. Et ta mõnusaks muutuks ja siirupit temast saaks, lisame me suhkru. See on siis see, millega me 12 aastat tagasi alustasime. Et originaalsiirup on kadakasiirup, aga sinna me paneme teisi maitseid. Originaalkadakasiirup, ma räägin, kuhu siis kasutada. Pannkoogid, jäätis, lihamarinaadid, salatikastmed. Siis on veel rabarberi maitseline, see on balsaamikolaadne toode, ilma äägitata. Ja siis on meil ka oma kadakavahtra siirup, et kuidas see valmib. Me ei telli kuskilt Kanada siirupit, vaid korjame igal kevadel vahtra mahla, paneme katlasse koos võrsatega, lisame demerara suhkru ja keedame oma kadaka vahtra siirupi. Kadaka pihlaka mahlaga on ka balsaamiko, väga hästi sobib valgele jäätisele, kohupiimatoitudele, kes palaval suvepäeval süüa midagi ei taha, väga hea kama sisse. Laste lemmik, lapsed, kes pole veel proovinud, kadaka ploomi siirup kaneeliga, natuke jõulune. Meie kõige uuem toode, kadaka marja siirup. Et tipikad rattamäge poolt, palun. Illusin sisse seda kommi ka. Aitäh. Väga kena. Kuna saarlased olid nii südikad, et siit sai see alguse, siis ma tegin siis ka lamba gripi vastase võitluse sketši siia. Ja praegu on tulnud siis õpetama, kuidas siis ämbrit kanda, see aitab siis nakatumise vastu ja see peaks tegelikult sellele siin peas olema. Aga samas on nii, et ämbri kandmine on rangelt vabatahtlik, kuid haigestunud lambad töödeldakse ekspordiks. Valitakse ninameest. Ja ninameheks saab see, kes on kõige ninakam või ninatargam. Pole lammastel midagi selle vastu, kui poliitikud neid ninapidi veavad, sest siis on šanss, et nina venib pikemaks ja võib ise ninameheks saada. Ja siin on ka siis muidugi andunud pugeja, nagu ikka. Taga on siis näha, kuidas üks üritab siin siis valimistulemust muuta. Aga õnneks on rahvusvaheline lammaste organisatsiooni vaatleja saadetud siia tuvastama seda, et kas valimised on ausad. Ja nagu te näete, on ta valge kepiga ja pimeda prillidega. Kui Riigikogus võtab sõna üks helmetest, siis filmib pool saali. Mulle meeldib Margaret Thatcheri ütlus, et sotsialism lõpeb siis, kui pole võõrast raha, mida ümber jagada. Ja muidugi on seal ka nagu kirsiks tordil on see lapsnõunik, mis praegu just uues valitsuses oligi nii, et haridusminister võttis endale ju koolipoisi endale nõunikuks, nii et meil on täitsa beebi seal
lutiga. kõik naised ju teavad ju, et naise visiitkaart on ju käekott, on ju. Siis see on Lambucci kott. Seda võib minu käest tellida. See on muidugi kallim kui Louis Vuittoni omaga. See on nüüd igivana meeste teema, ehk siis riiklikult tähtis arutelu, et kellel on suurem. Ja nagu te näete, siin ongi need vähemused ka, et need on siis isased, neid on väga vähe siin. Aga nüüd liigume kõige tähtsama ja kuulsama lamba juurde. See lammas on sellepärast kuulus, et tal on konkurent, mis on tegelikult kuulus. Aga ma loodan, et see lammas saab veel kuulsamaks. Sest et ta kannab isegi seda oma konkurendi pilti siin medaljonina. See on siis Pissiv poiss Brüsselis. Aga see on siis Karjala kakav lammas. Aia taga on kohe paparazzo, kes teeb pilti ja hunt lambanaas. Ja kokkuvõtlikult ma panin selle sketši nimeks, mis mulle endale väga meeldib. Ma olen uhke selle üle, ütlen, et press mõlemal pool. Üks press jääb siin, teine on ka press. Pisut nagu Eesti riiki ka minu arvates kujutab, et seal on üks keha ja kaks pead. Üks pea ja esimesed jalad kirjuvad ühele poole, teine pea kirjub teisele poole. Aru saamata, et keha on üks ja see on praegu täpselt see, mis toimub praegu Eesti poliitikas. Sellele võiks nimeks panna kas paigalseis või lõhki tõmbamine. Ja selle peal istub siis üks väikene lammas, kes mängib kitarri või mida iganes seal, et see on nagu see rahvas, kes istub siis seal. Ja lõpuks meil on ükskõik. Aga mina väga loodan seda, et teil kellelgi ükskõik ei ole ja miks mina tegin seda sellepärast, et ma tahtsin väljendada ennast, aga ühtlasi panna inimesi mõtlema, et kui te lähete valimiskastide juurde, siis ärge olgu teile augimälu. Aitäh! Väga tore oli, kõik need 3 päeva on olnud meil minu super toredad. Saaremaal oleme saanud kadakaid, kiviaedu, lambaid, tuulikuid. Vihma ka. No viht käib Eestimaa suve juurde, nii et sellele polegi midagi juurde lisada. Aitäh! Aitäh! Ja siit edasi on suur lilleaed sellest laulust. See on kilge suur ja tahtsin mingi 8 meetrit teha.